Siin paadis olen ainult mina ja kohalikud poisid. Hakkame kala püüdma. Mis te arvate, poisid? Ei ole vaja sitta, ainult sisikonda. Tundub õige. Kuulde mehed, me oleme just maandunud siin kurad ilusas Fidžil ja meid ootab ees üks hull seiklus, mehed. Aga see pole veel kõik. Mul on plaan. Ma tahan teid tegelikult kogu sellele teekonnale kaasa võtta. Ja samuti tahan ma Fidžile midagi tagasi anda. Mul on üks väike idee. Ma ei hakka liiga palju ette ära rääkima, aga te tahate kindlasti näha, mis selle video lõpus juhtub. See on kindel. Ma kerin tagasi sinna, kus see kõik algas. See on üks hull seiklus. Hakkame pihta. Teeme ära. Lähme. Olgu kutid, me oleme praegu lennujaamas. Nagu näete, on meil siin meie GoPro kott. Meil on ees üks hull seiklus, mehed. Ma üritan vaikselt rääkida, sest tegelikult kardan ma avalikult rääkida. Nagu te teate, olen tavaliselt ainult mina ja teie, aga praegu oleme lennujaamas ja kohe läheme ühte hullumeelsesse kohta. Me läheme GoPro loojate tippkohtumisele. Ma tegelikult ei tea, mis juhtuma hakkab. Te tulete koos minuga. Ilma teieta poleks see võimalik. Teie olete selle võimalikuks teinud. Meid valiti koos väikese grupi inimestega lendama Fidžile, et luua GoPro sisu koos sealsete tiimiliikmete ja kõigi nendega, kes GoProd juhivad. Ja, see saab olema vinge. Näeme lennukis. Me hakkame sinna poole liikuma. Tere, poisid! Jõudsime just oma hotelli tuppa. Meil on siin need kookospähklid. Nagu näete, on sellele GoPro sisse graveeritud. Me läheme nüüd natuke ringi avastama. Ma ei tea, mis nüüd juhtuma hakkab. Ma arvan, et praegu on juba üsna hilja. Tõenäoliselt on kell umbes 9:30, nii et me ilmselt poeme kohe voodisse. Ja siis hiljem peame homme väga vara ärkama. Meil tuleb pöörane päev. Ma arvan, et lähen surfama koos uute sõpradega. Vaata seda. Meil on voodipull olemas. Näed kohe siin. Kui siin oleme ainult mina ja teie, siis on ainult üks asi, mida teha. Ma ei tea, kuidas kurat on praegu juba 11 öösel ja mul on nii palju energiat. Ma peaksin homme umbes kell 5 hommikul ärkama, et surfama minna. Issan küll. Just käisin duši all. Ma olen praegu väga väsinud. Me hakkame ära vajuma. Aga las ma ütlen, et see on natuke parem kui need neetud kaljuseinad, inimtühjad rannad ja need neetud nahkkiire koopad, kus ma viimastes episoodides maganud olen. Me oleme siin selles neetud ilusas Fidži paradiisis. Ma ei tea isegi, mis mu ümber praegu on, sest me jõudsime kohale öösel. Te tulete homme kaasa. See saab olema üks hullumeelne päev. Ma ei tea, mis juhtuma hakkab, aga näeme teiega seal. See saab olema vinge. Tere hommikust teile! See on GoPro loojate suve esimene päev ja ma olen ärganud selle täiesti pöörase vaate peale siin, kutid. Vaadake, kui uskumatu see on. Siin on palmipuud, kristallselge vesi, need paadid siin, kalad ujuvad ringi. Ma olen täiega elevil. Me läheme kohe surfama, kutid. Jah, ma olen täiesti valmis. Me läheme rahule. Tere hommikust, vend. Kuidas läheb? Hästi, vend. Kõik on hästi. See on hea, sest ma lähen oma lauaga vette. Mul on siin veel 2 lauda. Tegelikult 3 lauda veel. Olgu, kutid! Ma võin lihtsalt õhus surra ja mu vanemad surevad ka maailma otsa. Kui proovid tuuli, siis imesta. Olgu, kutid! Me just tegime suure hüppe paadil. Tõenäoliselt oleme praegu Fidžist umbes tunni kaugusel. Meie tava on restoranid. Kogu GoPro meeskond on paadil. Öeldi kõik tere! Meil on meeskond siin. Kõik valmistuvad ette. Me läheme sinna vette. Loodetavasti saame mõned vinged lained. Siin on mõned väga andekad loojad. See saab olema pöörane. Näeme teid vees. Lähme! Olgu, lähme!
käisin just hommikul natuke surfamas. Kogu meeskond on praegu paadi all. Nad lihtsalt liiguvad siin all ringi. Me liigume tagasi, varsti sööme midagi. Ja siis ma tegelikult ei tea, mis edasi saab. Me lihtsalt läheme vooluga kaasa. Nii et jah, lähme. Siin on praegu tõeline hullumaja, kutid. Oh jumal. Vaadake seda. Meil on GoPro pull-puller. Ma arvan, et meil toimub praegu mingi tervitusteremoonia. Lähme. Ühes käes surfilaud, teises kookos. Vaata seda. Lähme. Kas pole äge, kutid? See on tegelikult hullumeelne, et GoPro on kõik selle meie jaoks korraldanud. Rüüp on kookosvett kuradima paradiisis. See on kindlasti veidi teistsugune kui saartel ellujäämine. Aga vaata, ma võtan selle vastu. See kookospähkel pole kunagi nii magus olnud, kallis. Issand jumal, mees, vaata seda! Meil on kogu GoPro meeskond siin ümber ringi. Kõik rannas olevad inimesed on praegu siin, kutid. Ja sinu inimesed, kes langevarjuga hüppavad sellele saarele, kus me praegu oleme. See on tegelikult täiega hull, mees. Praegu toimub meil siin selline ellujäämismängu stsenaarium, koos kõigi GoPro loojate ja kogu GoPro tiimiga. See on pööraselt metsik. Lähme! Vaata, kuidas nad alla tulevad. Nad just hüppasid sealt ülevalt lennukist välja. See on nii ikooniline. Vaata seda. Issand, mees. Mis? See on nii ikooniline. Saime just kutse. Me tegelikult suundume selle kai lõpus oleva helikopteri juurde. Me läheme selle helikopteriga õhku. Ja ma kavatsen tegelikult kaptenilt küsida, kas ma võin uksed avada ja välja hüpata. Ma ei tea, kas see on võimalik, aga me teeme selle igatahes ära. Te teate küll, kuidas see käib. See saab olema pöörane, kallid. See saab olema vinge. Lähme! Lähme! Olgu, kutid, kogu GoPro Creator Summiti meeskond on sealpool ja kohalikud poisid kutsusid mind just paadile. Kuhu me läheme, vend? Viime su sinna odaõngega kala püüdma. Odaõngega kalapüük, selge. Keegi teine paadis ei püüa odaõngega kala, nii et me läheme odaõngega kala püüdma, vend. Mida me läheme püüdma? Just seal. Millega, mis? Mis? Võib-olla mõnda. Natuke sinjuimu. Sinjuim? Senjem. Või Hispaania makrelli. Hispaania makrel. Me hüppame vette. Vaatame, kas saame mõne kala või äkki lõunaks midagi, poisid. Lähme. Olen siin paadis ainult mina ja kohalikud poisid. Toome kala ära, poisid. Toome kala ära. Nad ütlesid, et ma paneksin varustuse selga. Me hüppame vette. Siin ümber on rannalähedast riffi. Näeb hullumeelne välja, kutid. Teate, me hüppame sisse ja vaatame, mida leiame. Esimest korda odaõngega kalal PG-s. Lähme vette, kallis. Lähme! Farm 80. Olgu, kutid, pärast seda, kui ma natuke kaugemal sukeldusin, polnud seal eriti midagi, nii et need paadimehed viisid mu tegelikult ühele saarele ja siis jooksis minu juurde üks kohalik legend, tema nimi oli Tim. Ta tutvustus end ja oli lihtsalt nii elevil. Ta tahtis mind odaõngega kalale viia. Ta nägi, et mul oli mu relv kaasas. Nii et ma küsisin temalt paar küsimust, kutid, ja põhimõtteliselt läks see umbes nii.
see ongi parim koht ookeanis kalastamiseks. Just seal, täpselt nii. Jeehoo! Lähme kutid, lähme! Jeehoo! Nii kutid, me just maandusime tagasi saarele ja meil on kala ning legend kohe siin ees. Mida me nüüd teeme, on see, et hakkame neid kalu puhastama. Vaadake seda siin. Nagu näete, see on see suur tursk, mille Timbo lasi ja siin on need teised. Ilus korallforell siin. Seda nimetame ükssarvikkalaks. Te võite mäletada, et ma lasin mõnda neist Indoneesias. Täiesti imeline söögikala. Mida me teeme, on see, et me puhastame ta ära. Kuidas sa selle ära puhastad? Me puhastame ta siin rannas ära. Rannal. Paneme selle valmis. Palmileht on just siin. Sa asetad selle palmilehele. Jah. Kas sa koorid selle või lihtsalt puhastad selle sisikonnast? Lihtsalt puhastan selle sisikonnast. Lihtsalt puhastan. Kõigepealt kraabin selle sees tühjaks. Sa võtad ka soomused maha. Sa võtad soomused maha ja roogid selle. Kas nad saavad mürgituse nagu siguatera? Kas sa tead, mis on siguatera? Jah. Kas siin on neil siguaaterat? Aga mitte praegu. Praegu mitte. Jah, selleks on oma aeg. Noh, nende jaoks on oma aeg. Millel on hooaeg? Tõenäoliselt umbes siis, ma arvan. Järgmisel kuul. Okei. Tavaliselt on see suur kala. Ainult see suur. Okei, sellel on siguatera. Kas oled sellest varem haigeks jäänud? Ei, mitte kunagi. Me puhastame seda kala soomustest. Vaata seda! Hapsti! Nii, vaata seda. Siin on sisikond, otse siin! Nüüd see siin, see on valmis grillimiseks. Täiesti ilus korallforell. Nii, valmis! Nüüd on üks puhas. See on sisikond. Sisikond. See on ükssarvikkala. See on hea grillimiseks, mees. Jah. Üsna haisev. Üsna haisev. See kala haiseb, kas pole nii? Jah, väga haisev. Tegelikult on vahekutid kalalõhnas. Nende vahel, kes on taimetoitlased ja nende vahel, kes on kiskjad ning jahivad teisi söödakalu ja muud sellist. Taimetoidulised kalad lihtsalt haisevad rohkem. Näete seda kala? See juba haiseb. Siin sees on palju rasva. Selle sees on palju rasva. Mis seal sees on? See on väljaheide. Jah. Okei, sa võtad kogu väljaheita välja ja siis sööd kõik sisikonna ära. Jah. Ma ei tea, kas see kõlab õigesti. Ära söö kakat. Ära söö kakat. Söö sisikonda. Ära söö kakat, ainult sisikonda. See tundub üsna õige, eks?
äsja puhastasime kala sisikonnast ja eemaldasime soomused. peseme selle kohe siin veest puhtaks. ära mine liiga hoogu. Aitäh sulle, GoPro. Sina oled põhjus, miks ma praegu siin olen. Meil on siin kogu see kala. Kohalikud poisid puhastavad neid. Kui hea see on, vend? See kala ujus veel pool tundi tagasi. jah, Ja sa sööd seda täna õhtusöögiks. see jõuab mulle kõhtu. Jah, see jõuab sulle tunni pärast kõhtu. Te ei kujuta ettegi, kui hea see on. Kui hea see on. Sellepärast me seda teemegi. See legend siin ei teadnudki, et ma olen YouTuber. Ma ütlesin talle, et olen YouTuber ja siis ta küsis, mis su kanali nimi on? Ma ütlesin Offshore Tales. jah, mees, Ja ta oli nagu, kas sa tõesti arvad nii? mees, ma olen mõnda näinud, see on olnud vinge. Okei. Kui hea see on, kutid? Te ei kujuta ettegi. Te lihtsalt lähete praegu saarel kohalikega kalale ja siis tuled tagasi ja avastad, et ta on vaadanud videoid. Ja varsti oled ise ka videos, vend. ma teen seda, vend. aitäh, et tulid. Lähme, vend. See ongi see, milles asi on. jah, mees. See ongi see. Asi on inimestega kohtumises, elamustes, kausikultuuris ja mõnusas aja veetmises, vend. See ongi see. jah, See ongi see, milles asi on. Hei kutid, päike on just loojunud ja ma arvan, et hakkab juba hämaraks minema. Aga tegelikult pean ma varsti siit saarelt lahkuma, et minna koos kogu GoPro meeskonnaga tagasi mandrile, sest täna oleme siin ainult ühepäevasel missioonil. Aga meil on siin tõeline legend. Timothy! Timothy. Ma küsisin temalt, kas see on Timothy ja ta ütleb Fitchil, et see on Timothy. minu nimi on Fitchil Timothy. Timothy. Okei, siin öeldakse seda täiesti teistmoodi, kutid. Aga näete, siin on kõik kalad, mis me täna saime, täiega elevil. Ja sa ütled, et sa ei söö sellel saarel eriti palju värsket kala. jah, ma söön peamiselt liha. Sa sööd palju liha. Millist liha? kana ja lambaliha. Kana ja lambaliha. See on kõik. Nii et sa ei saa kunagi värsket kala. ei mingit värsket kala. Ma arvan, et poisid on üsna õnnelikud, et nad said saarel värsket kala. kõik on väga õnnelikud. Kõik on väga õnnelikud. Kas see on teie kultuuris hea kala? On see halb kala? Ja kui kaua on möödas sellest, kui sa viimati oda abil kala püüdsid? olen oda abil kala püüdnud juba väga noorest east alates. Olgu! nii et see kala, see on parim kala. Sinu jaoks on see parim kala. Fitchil on olnud suurepärane. Okei. Ja kui vana sa olid, kui hakkasid harpuuniga kala püüdma? tõenäoliselt olin ma 15. 15. jah, sest ma kasvasin suuresti üles suvas. kui ma läksin pikemaks ajaks tagasi oma külla, siis hakkasin jälle kalastama ja ma sain rääkida. õppisin ise, kuidas kala püüda. Sa õppisid ise, kuidas kala püüda, okei. see ongi veik. Olgu, kutid, te kuulsite seda siit. Meil on siin tõeline legend. See on olnud üks pöörane päev. Kahju, et meil on ainult üks päev, et koos aega veeta. Aga jätke kohe kommentaar, kutid, kui arvate, et ma peaksin siia tagasi tulema või me peaksime tulevikus kuidagi uuesti kokku saama ja minema näiteks harpuuniga kala püüdma või midagi sellist. Teeme ära, vend. Teeme ära. suur aitäh. Suur aitäh, vend. Täna oli tõeline seiklus. Lähme! Sel hetkel, kutid, ma tegelikult ei teadnud, kui palju see kala nendele inimestele ja ka Timile tähendas. Loodan, et nad nautisid seda. Te teate, et just selles see kõik seisnebki. Me anname kogukonnale tagasi. Me käime pöörastel seiklustel. See on lihtsalt nii hea mees. Paneb mind end nii hästi tundma. Aga järgmisel nädalal, kutid, läheme täiesti uuele seiklusele. Uued saared, uued veed ja uued väljakutsed. See saab olema hullumeelne. Näeme teid seal. Jeehau!